Siis tere! Ma olen Fredi Plaum, ma olen ka siis mikrovõrkude uurimisrühmast ja täna ma teen siis teile ettekande uue meetodi kohta energiapaindlikkuse hindamiseks ja tasakaalustamise planeerimiseks elektrivõrgus. Et see teema on siis baseerub mu enda doktoritööl, siis teen teile väikse lühiettekande sisuliselt lühikokkuvõtte. Aga esmalt siis ma räägiks probleemist endast, miks meil oleks üldse vaja energiapaindlikkust, mida see lahendab, mida see leevendab. Et taastuvenergeetika on küll väga tore asi, aga kui seda võrku liiga palju panna, siis võivad tekkida süsteemi operaatoritele näiteks probleemid tootmise ja tarbimise tasakaalustamiseks. Et siis traditsiooniliselt on seda teostatud tootmise poole pealt, et juhitakse elektritootmist vastavalt tarbimisele, mis iganes see on. Aga kui meil tuleb liiga palju siis sellist juhitamatut tootmist võrku, siis nähakse üht potentsiaalset viisi, et hoopis tagada see tasakaal tarbimise poole pealt. Ja siin siis tuleks energiapaindlikkus mängu, et see pakuks siis ettevõtetele, majapidamistele ja energiakogukondadele võimalust teenida lisatulu. Et näiteks ühinete agregaatori ettevõttega, kes koondab teie energiapaindlikkust, ja siis müüb selle turul. Ja siis individuaalsete majapidamiste mõju on liiga väike, mis siis ütlebki, et on vaja siis paindlikkuse agregeerimist. Ja ka tegelikult kvantifitseerimist, millest ma täna räägin. Et ma mõtlen kvantifitseerimise all energiapaindlikkuse koguse kui sellise ressursi hindamist. Ja siis doktoritöö eesmärk oli luua uus meetod, kuidas hinnata siis energiapaindlikkuse kogust, mis siis võimaldaks hinnata seda ressurssi kui erinevate turgude jaoks. Ja siis esmalt looks sellise väikse intuitsiooni, kuidas paindlikkuse aktiveerimise karakteristik iseenesest välja näeb. Et siin joonisel on toodud välja 3 erinevat joont, 3 erinevat aktiveerimist erinevate magnituutidega. Ja see lilla joon tähistab sellist tagasihoidlikumat aktiveerimist, kus paindlikkust on siis kasutatud tarbimise vähendamiseks natukeses nii-öelda koguses. Aga seda aktiveerimist saab siis hoida väga kaua. Samas vaadates vastupidist stsenaariumit, punast ja oranžikat joont, kus paindlikkus on aktiveeritud sisuliselt terve portfelli maksimaalse võimsusega, siis seda aktiveerimist saab hoida väga lühikese aja. Ja minu idee siis oli kvantifitseerida energiapaindlikkust seda sinist joont kasutades. Ja seda sinist joont. Et siis see sisuliselt loob meile võimsus, kestus, kõvera, mille abil siis näiteks saab öelda, et kui palju paindlikkust on mis turule. Et näiteks reservturud toimivad on ju 15 minuti aktiveerimisega, päev ette turud siis kuskil 1 tunniga, praegu veel. Ja siis raamistik, mida ma kasutasin simulatsioonideks, et ma tegelikult hindasin energiapaindlikkust kodumajapidamiste soojuspumpade näol. Ja siin siis graafikul on toodud, keskel on meil see Home Energy Management System, büroohoonetel võiks olla see siis Building Energy Management System. Ja see siis käitub nii-öelda vahendajana andmete ja juhtimise vahel. Et siis vasakult poolt on ilmaennustus. Kuna tegu on küttesüsteemiga, siis oleks vaja ilmaennustust. Soojuspumbalt endalt oleks vaja siis toatemperatuuri ja elektrilised parameetrid. Ja siis koduomanikud annaksid oma nii-öelda paindlikkuspiirid, et pluss-miinus 1 kraad on ju, selles vahemikus ma olen nõus, et minu tarbimist juhitakse. Siis need ongi need mugavuspiirid ja siis HEMS, kõige esmalt on vaja luua mudel, soojuslik mudel hoonest, et Tarmo rääkis teile digitaalsest kaksikust, et see on sisult ka üks väike nagu osa mudelist. Ja selle mudeli alusel siis on võimalik ennustada seda business as usual ehk siis tavapärast käitumist hoone temperatuuris, mis tema trajektoor siis võiks olla. Kui me teame seda trajektoori, siis saamegi näiteks 2 tundi ette ennustada, et okei,
toatemperatuur on 23 kraadi, meil lubatakse minna 23,5, pool kraadi on ressurss, et tõsta tarbimist ja nii ütleme 1 kraad, siis on ressurss, et vähendada tarbimist. Ja selle alusel siis tehaksegi selline paindlikkuse simulatsioon, kus me saame kätte kestvusandmed, kui kaua me saame seadet sisse lükata, välja hoida ja mis on siis erinevus võimsusgraafikus, ehk siis paindlik võimsus. Ma modelleerisin 1000 hoonet, kõik natukene erinevad, kus siis need andmed saadeti agregaatorile, kes siis konstrueeris paindlikkuse kõverad. Ja siin nüüd on siis näha seda tulemust, et 2 kõverat, mis siis kvantifitseerivad energia paindlikkust, et ülemine kõver näitab tarbimise tõstmise stsenaariumit ja alumine tarbimise vähendamise stsenaariumit. Ja nüüd siit näiteks agregaator saakski välja lugeda, et okei, kui ta tahab reservturul müüa paindlikkust, siis on meil see 15 minutit aktiveerimine ja tal on potentsiaal, et siis 1,2 megavatti tõsta tarbimist või 900 kilovatti, et vähendada. Ja siit tuleb ka see ebasümmeetria välja, et primaarturg toimib sümmeetriliselt, siis agregaatoril on tegelikult 900 kilovatti ressurssi. Aga samas, kui ta tahaks päev ette turul olla 60 minuti aktiveerimistega, siis me näeme, et tal on palju vähem ressurssi tegelikult, mida juhtida. Ja see siis illustreerib ka tegelikult, miks meil oleks vaja täpselt sellist hinnangut, põhjalikumat pilti tegelikult paindlikkusest, et maandada riske on, et paindlikkus tegelikult ei saaks nagu ühenumbriliselt kokku võtta. Ja siis edasi on energiakestvuse kõverad, need on ka võimalik konstrueerida, et sisuliselt korrutab läbi võimsuse aeg ja me näeme, et kõige rohkem energiat ongi kuskil 30-60 minuti vahel aktiveerimistega. Et kui kauem aktiveerida, siis tegelikult seadmed ei ole võimelised nii kauaks. Aga see on nagu näide 1000 kodumaja pidamise soojuspumbast. Ja siis ma konstrueerisin ka päevased joonised. Siin on toodud siis üks telg on kestus, teine telg on siis võimsus ja panin kellaaeg siis päevas. Et me näeme, et soojuspumpade puhul, see on talvine simulatsioon, et see väga ei muutu, aga mida suvisemaks see simulatsioon läheb, siis rohkem see hakkab muutuma, seal tekivad päevased nii-öelda lohud sisse. Ma uurisin ka boilereid ja PV-süsteem pluss akusüsteem ja nende puhul on tegelikult need potentsiaali erinevused väga teistsugused. Ja paindlikkus ei lõppe ka tegelikult aktiveerimisega, et paindlikkus siis muudab ainult tarbimist lühiajaliselt, aga sellele järgnevad ka igasugused taastumismõjud, nimetatakse rebound efektiks, kus siis tarbimine läheb vastassuunas tagasi. Ja siin joonisel on siis näha 4 aktiveerimist, 5 minuti, 15 minuti, 30 ja 60 minutilist. Ja siit jooniselt siis näeb väga ilusti, kuidas kui me aktiveerisime paindlikkust 1 tunniks, siis see taastumismõju siin ise võib kesta kuskil 2 tundi isegi. Ja kui me vaatame seda pindala erinevust, siis see taastumismõju tegelikult võtab rohkem energiat kui see aktiveerimine ise. Ja siit võib huvitav järeldus tulla, et kui me kasutame paindlikkust näiteks reservturul tasakaalu tagamiseks, siis võib tegelikult hiljem järgmine tund nagu see probleem uuesti tekkida lihtsalt vastassuunas. Et see tasakaal sellega tuleb arvestada selle taastumismõjudega. Ja siin siis on 3 graafikut selle tarbimismõjude hindamiseks, võimsus, energia ja kestus, ja me näeme siit ka ebasümmeetriat, et tarbimise tõstmise puhul on taastumismõjud suuremad, jällegi just soojuspumpade puhul, võib-olla mitte teiste seadmete puhul, ja energia mõttes samamoodi. Huvitav on ka see, et me näeme, et kui tarbimist aktiveeritakse kas või 15 minutiks siin, siis see esimene taastumismõju osillatsioon kestab juba 150 minutit.
et lihtsalt 15 minutile aktiveerimine, aga see taastumismõju kestab päriselt nii kaua. Ja nüüd siis suhtarvud, taastumismõjude ja energiapaindlikkuse nii-öelda suhtarvud. Võimsuse suhtes on ülemine graafik. Me näeme, et taastumismõjud ei ole oma võimsuse suhtes nii suured, kui see paindlikkus aktiveerimine ise, aga kui me vaatame nüüd energia suhtes, siis see on kuskil 1,5–1,8 korda suurem. Et aktiveerime 1 megavatt-tunni näiteks paindlikkust ja siis pärast taastumismõju tegelikult on 1,8 megavatt-tundi ja jällegi soojuspumpade näol, kuna süsteemil on selline inerts sees. Ja tundubki sisuliselt, et paindlikkust aktiveerides me nagu natukene lükkame süsteemi oma tasakaalust välja ja siis ta ossilleerub tagasi oma tasakaalu. Ja siis tähtsus ettevõtetele ja kogukondadele. Ehk siis ma näitasin teile oma doktoritöös loodud sellist uut meetodit, mis võimaldaks hinnata energiapaindlikkust eri energiaturgude jaoks. Ja see energiapaindlikkus siis annaks ettevõtetele ja kogukondadele võimaluse teenida lisatulu, osaledes paindlikkusturgudel, et näiteks büroohoonetes on tõesti ventilatsiooni võimalik juhtida, valgustust, näiteks kütet, et meil TalTechis tegelikult on Eesti Energiaga selline projekt, et juhitakse ventilatsiooni, valgustust ja kui ma õigesti mäletan, siis maa-aluse parkla soojendust, sisult asfaldisoojendust. Et seal on täiesti võimalik juhtida. Ja siis paremad hinnangud nii energiapaindlikkuse hindamises kui ka taastumismõjude suhtes siis suurendaksid konkurentsivõimet ja aitaksid teha tõhusamaid otsuseid turul. Ja siis taastumismõjude arvestamine on väga tähtis. Tänan kuulamast. Kas on Fredile küsimusi?